Taevane Isa, aitäh sulle armu eest, aitäh sulle lunastuse eest, aitäh sulle koguduse eest, aitäh sulle vendade-õdede eest, aitäh sulle püha vaimu eest. Ja ma palun, kallis püha vaim, tule meie peale oma väega, oma armastusega, tuleta meile meelde kõik, seleta meile kõik ja palun räägi meie vastu. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Aamen. Meil tõesti Moonikaga see asi põleb südames, et jüngerlus ehk siis hoolitsemine uute kristlaste eest, hoolitsemine ja hoolekanne ja aitamine neid kasvada usus, tegeleda nendega ja see on ka see, mis me teeme ka Toompea kogudus Tallinnas, et meie kanda on siis hoolt või kanname hoolt siis uute inimeste eest, korraldame viplaua, kui tulevad uued inimesed kogudusse, püüame need kohe kinni, märgistame, üritame kuidagi jätta meelde, küsida, kas keegi nägi ja siis meil kogudus on ka selline kohe eraldi üks kohvilaud, kus see inimene, kes on esimest korda, tuleb meie kogudusse, et talle siis pakutakse kohvi, talle pakutakse väike magustükk, kooki ja istume lauda ja esimene küsimus me küsime, et kuidas sa siia sattusid? Kuidas sa siia, mis sind siia tõi? Ja erinevad vastused seal tuleb, aga kõige tähtsam on see, aru saada seda, et noored kristlased ei jää ellu ilma selleta, et keegi nende ees hoolt võtab. Et nad lihtsalt ei jää ellu. Võime küll arvata, et võib-olla kui nad tõesti seal võtsid Jumala vastu ja pöördusid, siis võib olla. Aga teate, saatan on nii kaval. Nagu me kõik teame, ujuvad vanad sõbrad kohe välja. Helistatakse, tule siia, tule tanna ja meil oli üks selline juhus, kus üks poja klassivend tuli kirikusse ja sai nii rõõmsaks ja Jumala poolt puudutatud ja läks koju rõõmsasti ja siis pärast helistab, et ma ei saa tulla noortekalle, et meil vanemad ütlesid, et me ei usu Jumalat, et ma ei saa rohkem kirikusse tulla. Saatan röövib, ei taha lahti lasta. Ta teeb kõik selleks, et viia inimest Jumalast eemale ja meie eesmärk täna siin ja üldse teha selgeks ja ka teadustada seda valdkonda, kui tähtis see on. Sest kogudused ei kasva. Selline tunne, nagu oleks taga uks lahti. Inimesed tulevad ja lähevad. Tavaline, tüüpiline protsent on 2% inimesi, kes jääb kogudusse. 2%. Billy Grahami krusaadi tagajärgi on korraldatud koolitus, mille raames ka meie oleme siin täna, sest me ka valmistume selleks lootuse festivalis, mis tuleb aasta pärast tuleb. Selle raames Billy Grahami siis assotsiatsioon ütles, et me tuleme Eestisse ainult siis, kui kogudused teevad omavahel koostööd. Ja siin me oleme, me üritame korraldada järeltöö selleks, et uued inimesed ei jääks ripakile, et nad ära ei kaoks. Siis Billy Grahami krusaadi tagajärgi jääb püsima 10% inimesi. Ja see materjal, mis meie kasutame meie koguduses, on selline nagu avasta vihik, mis on võimalik ka siin võtta või siis vaimuliku see on õpetajavik, ütleme kursus, vaimuliku ema kursus, kus õpetatakse, kuidas võtta hoolt. Ja seda kursust töötas välja pastor Harri Leesmet, kes on olnud ka Eesti Nelipühi koguduse üks asutajatest, kus ta sai ilmutuse Jumala käest ja Jumal ütles, et ma saadan teile uusi kristlasi siis, kui te võtate nendes hoolt nii, kuidas mina tahan. Et Jumalal on plaan, tal on üks struktuur, kuidas me peame võtma hoolt uute kristlaste eest ja tal ei ole mõtet saata uusi kristlasi sinna, kus nad surevad.
Üks statistika on selline, et Saksamaal oli krussaad, kus samamoodi jagati uute kristlaste siis infokaardid, telefoninumbrid, kontaktid kogudustesse. Näete, seal linnas sai päästetud nii palju inimesi, kes võtab koostööd ja üks suur kogudus, kus oli 300 inimest, koguduse liikmeid. Seal oli ainult üks pastor, kes ütles, ma tegelen selle inimesega. Ja selle inimese, kellega ta tegeles, see jäi kogudusse, üks inimene. Ülejäänud 300 inimest ei võtnud vedu. Sest seal samas naaberlinnas oli teine kogudus, kus oli 30 inimest. Nad ütlesid, me võtame 60 numbrid. Ja siis jäi 20 inimest pardale. 60-st sai 20 jäi kogudusse. Üks väike kogudus, kus oli 9 liiget, siis nad võtsid ka kontakti ja 10 kontakti ja jäi 4 inimest kogudusse. Et see on väga tähtis teha selgeks mitte ainult pastoritele, vaid ka kogudustele, et see on hädavajalik teadmine ja oskus, kuidas võtta hoolt noorte kristlaste eest. Kuidas hoolitseda, mis tuleb võtta selle jaoks. Mis tuleb selle jaoks nagu ette võtta ja kuidas edasi minna? Siis mõned sellised küsimused, et kas te mäletate, kui te nüüd meenutate oma päästmist, milline oli näiteks jutluse teema, kui sa Kristuse vastu võtsid? Kes mäletab? Mitte ükski, eks ju? Et midagi toimus, mingisugune tõmme oli, aga mis täpselt seda ei mäleta, eks ju. Siis mõtle hoolega järgmise 15 minuti peale pärast seda, kui sa otsustasid hakata kristlaseks. Mida sa tundsid? Kas kellelgi oli mingi emotsioone pöördumise momendil? Ühel inimesel oli. Siin on veel. Aha. Jah, aga midagi toimus. Sa tunned, et midagi toimus, eks ju? Jutlust ei mäleta, aga midagi toimus. Jah. Ja tegelikult see vastus võib olla ka niimoodi, et ma tegelikult ei tundnud, sest niivõrd palju, kui meid on inimesi, nii palju on erinevaid pöördumisi. Ja kui sa ütled, et sul peab olema sel hetkel emotsioon, siis tegelikult ei pea, sest kellel ei ole emotsiooni, siis see kohe arvab, et siis ma ei ole päästetud ja hingevaenlane siis tuleb kohe nagu ütleb, sa ei olegi päästetud. Sest on ka neid, kes ütlevad, et aga ma kuidagi kasvasin selle asja sisse, ma ei teagi, millal ma täpselt pöördusin. Aga igal juhul lõppkokkuvõttes on ta päästetud, on ta Jumala laps. Aga kes mäletab, mida rääkis sulle isik, kes oli sinu vaimulikuks abiliseks esimese 15 minuti jooksul? Kellel nüüd on olnud see vaimulik abiline peale päästepalvet näiteks, kes mäletab? Kõik on vanad kristlased, siis ei mäletagi, eks ju? Värsked, uued. Ahaa, kas see oli hea? Okei. Et ma kordan siia, et vaimulik abiline rääkis oma lugu, oma päästmise lugu. Siis mida sa oleksid tahtnud, et su vaimulik abiline oleks sinuga teinud altari juures? Muidugi erinevad mõtted, aga ma annan siis mõned sellised vastused. Räägiks jutlustajast, kirikust, ilmast. Palvetaks koos sinuga, loeks 25 piiblist, küsiks sinult hulga isiklikke küsimusi, kuulaks sind, aitaks sind mõista, mis on sinuga toimunud. Mis te arvate, mis aitaks? Mina kui tsüklemis küsis ilmast ikka räägiks. Ühesõnaga, need küsimused aitavad nagu panna ennast sellesse olukorda, kus uus kristlane, kes on värskelt päästetud, on sel hetkel. Ma mäletan, et minul oli ka, kuna mul on need küsimused, siis mul on aega olnud mõelda. Ja ma mäletan, et minu vaimulik abiline peale
seda palvet, jäi mulle otsa vaatama ja küsis, et noh, mis sa tunned? Aga mul oli nii ebamugav olla nagu ja siis mul oli täielik segadus, ma ei teadnud üldse, mis toimub. Siis mõtlesin, et saaks sealt kähku minema. Ja kodus olles siis ma palusin nagu uuesti selle päästmise palve ja vaatasin taeva poole ja palusin, isa, võta mind oma lapseks. Noh, igal juhul kõik need palved kokku siis olid nagu lõpuks head. Et mida tegi vaimulik abiline, mis sulle meeldis, mis sulle ei meeldinud, mis oleks vaja, mis oleks vaimuliku abilise peaeesmärk, mida tuleks saavutada. Ja? Inimene suunata Jumala poole, mis veel? Ja koguduse keskele suunata. Ja päästmise kindluse, eks ju, et ta teaks, mida see päästepalve tähendas. Ja järeltöö eesmärk on ka, või definitsioon, et sõpruse soetamine noore kristlasega, et olla alati tema ligi ja abistada teda, olla talle kättesaadav. See aspekt on väga tähtis, see statistika. Ma ise väga statistikaga armastan, juba sellest rääkisime. Aga kui ma loen Biiblist, et Jeesus toitis 5000 inimest, keegi tegi seda statistikat. Aga statistika ütleb niimoodi, kui inimene ei leia kogudus vähemalt 4 või 5 sõpra, siis ta ei jää sinna. Esimene asi, mis meie oleme oma kogudus praktiseerinud, siis kui tuleb uus inimene ja ma saan kedagi tuttavaks, siis ma kohe suunan teda kedagi, kes on tema vanune, tema samast soost, veel kuule, ma teen siin tuttavaks selle inimesega, et tal oleks rohkem sõpru, kui ta tuleb järgmine kord kogudus, siis tal oleks juba tuttavad näod. Et see on väga tähtis, arendamine sõpruse suhed. Just. Et hingevaenlase eesmärk on tappa, hukata, varastada, röövida. Ja täna me kuulasime evangelismist ja kõik algas nii ilusasti Eedeni aias, kus Aadam jalutas koos Jumalaga ja nad vestlesid oma vahel ja see oli nii võrratu. Ja seal kõige ilusamas kohas tuli üks tegelane mao näol ja pettis. Ja sellest toimus ära taganemine. Ja tegelikult see isik, kes röövib ja tahab hukata, on siiamaani veel tegutseb. Ja ka järeltöös, ka nagu evangeeliumi kuulutamises, eks ju, täna kuulsime, et igasuguseid takistusi on, nii on ka järeltöös igasuguseid takistusi, sest kui uus vastpöördunud kristlane, ta on saanud Jumala lapseks, siis tuleb hingevaenlane, siis tulevad teised inimesed ja vahest isegi kogudus ütleb, et kui ta on ikka päriselt päästetud, ega ta siis nii kergelt ära ei lange. Et küll ta püsima jääb, küll Jumal teda hoiab ja küll ta jääb püsima, et mina ei ole selle nagu vastutav. Aga tegelikult Piibel ütleb, et vanade kristlaste eesmärk või küpsete kristlaste eesmärk on kanda hoolt vastpöördunute ja nõrkade ja usus nõrkade ja lapsukeste ja väetite eest. Me peame hoolt võtma. See on Jumala süda ja see on meie vastutuse. Ja tegelikult Jeesus meile rääkis ka. Jeesus oma eeskujuga andis meile eeskuju. Esiteks ta valis välja 12 jüngrid, keeles seda panustas. 3 aastat olid tema kõrval, ta panustas, ta õpetas neid. Siis tal oli rohkem jüngrid, kellest me vähem teame, 70 ja 72, keda ta läkitas, varustas, ütles, mida nad tegema teavad, kas nad peavad papusi kaasa võtma, mitu kotti leiba nad peavad kaasa võtma või ei pea üldse kaasa võtma, varustas, õpetas, läkitas. Ja Jeesus jättis meile ka sellised eeskujud, kui näiteks ta tervendas inimest, me loeme sellest Johannese evangeeliumist, kes oli haige,
ja Johannese 5, ja. Ma nüüd ei mäleta, oli ta pime või oli ta kurt. Igal juhul. Halvatu, ja. Kelle ta ütles, et võta oma voodi ja mine, siis pärast ta leidis ta ülesse pühakojas ja otsis ta ülesse ja jüngerdas ja ütles, et mine nüüd kogudusse, mine tee seda ja toda. Teine koht, kus Jeesus leidis pimeda, ütles ka, keda kogudus välja visati, siis ta ka otsis teda ülesse ja suunas ja õpetas, et ta näitas meile ka selle eeskuju, et ikkagi tuleb ka järgi joosta. Ei ole niimoodi, et kui me saatume uue inimese kohta, et küll ta ise ellu jääb. Et minu praktikas oli üks selline juhtum, kus üks härrasmees tahtis enese tappu teha ja tal nöör oli valmis juba ja ta siis tegi sellise viimase kõne veel oma teisele sõprale Soome ja siis Soome sõber ütles, oot, ära tee midagi. Ma kohe helistan sulle tagasi ja siis ta helistas meie koguduse sekretärile ja siis sekretär andis oma numbri ja siis ta sekretär helistas mulle, mis ma teen, siin on mingi mees, kes tahab enese tappu teha, ma ütlesin, anna numbri siia, siis mina helistasin talle ja ta ütles, et jah, et mul on siin, ta oli parajalt purjus ka ju ja ma ütlesin, kuule, saame kokku. Ma jätsin oma lapsed, ma jätsin oma pere, ma jätsin kõik sinna paika oma tegemised, sõitsin kesklinna, saime temaga kokku, ta istus kaubanduskeskus, õllepork oli seal käes, ma ütlesin, jäta see siia, lähme. See on poolikvõit, sul enam pole vaja seda. Ja ma võtsin, tegime päästepalve ja ta vaatas mind, kas sa tõsiselt räägid? Ma rääkisin ta evangeeliumist, rääkisin Jumalast. Keegi pole mu siukest juttu kunagi rääkinud. Mitte keegi pole ja ta tegi päästepalve ja ma viisin ta minust, ta isegi endale koju, pesime puhtaks ja andsime talle süüa, pärast helistasin teda ja üritasin hoolt kanda, sest need inimesed vajavad hoolt. Et me võime küll loota, et küll Jumal teeb, aga Jumal on meile andnud selle volitanud meid, et meie hoolitseme nende noorte kristlaste eest. Ma räägiksin siia oma loo, oma tunnistuse. Et ma nii naljakas, kui see on, et ütleks, et ma olen nagu 2 korda saanud Jumala lapseks. Esimene kord oli siis 17-aastasena, kui ma tõesti ei teadnud Jumalast absoluutselt mitte midagi. Ja täiesti juhuslikult läksin oma sõbraga kirikusse ja seal kuulutati, eks pastor nägi, et 2 uut tulid, et nüüd peab kindlasti päästepalve tegema ja evangeeliumi kuulutama ja ta ütles, et täna on päästepäev ja täna on võimalik oma nimi panna taevasesse eluraamatusse kirja. Ja see täiega puudutas mind, kuigi ma ei saanud üldse oma mõistusega aru, mis raamat see on, kus see on, igal juhul ma olen täna siin ja täna on see päev, kus pannakse nimed kirja ja ma väga tahtsin, ma ei teadnud, nii muinasjutt, kui see mulle ka tundus, oli mu süda hüppas sees ja pärast pastor tuli meie juurde ja küsis, et kas me tahame anda oma elud Jumalale ja me tahtsime ja siis ta tegi meiega päästepalve ja kui siin ma küsisin, et kuidas emotsioon oli, siis mina olin väga-väga liigutatud, see oli nii eriline, ma oleks nagu taevas vastuvõtul olnud, aga pärast me astusime sealt kirikust välja ja olime tänaval ja ei teadnud, mis edasi saab. Ja läksime täiesti vanaviisi edasi maailma kombe järgi. Ja niimoodi maailmas ma elasin veel 4 aastat ja mu elu läks nagu allapoole, sest mul ei olnud kristlastest tuttavaid, kes oleks mulle seletanud, mis toimus ja võtnud mind kõrvale ja kutsunud mind. Tegelikult meid kutsuti küll, aga kuna me olime sanatoorses koolis ja meil ei olnud luba sealt nagu ära käia, siis ma ei saanud lihtsalt minna sinna, kuhu mind kutsuti. Nii et ma ei saanud ka seda vaimulikku toitu ja hoolitsust. Ma olin sellest nagu ära lõigatud. Aga tänu Jumalale, et 4 aastat hiljem mind uuesti Jumal kutsus ühe töökaaslase läbi. Kutsus, et kuule, kui sa tahad, et su elu muutuks, et tule kirikusse, et meil hakkab just leerikursus. Tol ajal alfat ei olnud, oli leerikursus. Ja ma olin väga tänulik, et ta mind kutsus ja ma kasutan siin seda võimalust. Läksin kirikusse
ja hakkasin leerikursusel käima. Seal ma kuulsin siis päästmisest, pastor rääkis oma päästmise lugu, siis meil oli koguduse noortega kohtumine, nemad rääkisid oma kogemusest Jumalaga. Ma olin väga üllatunud, et noored käivad koguduses, sest ma arvasin, et kogudus on selline paik nagu pood, et sa lähed korraks, ma ei tea, kummardad seal tagumises pingis, räägid oma asjad Jumalaga ära ja lähed nagu ära, et seal ei käi mingisugust sellist koostööd või sellist mingit seltsielu, et see mulle täitsa üllatuseks. Aga üks tüdruk tuli minu juurde, ta tegelikult arvas, et ma olen keegi teine, aga tänu Jumalale, et ta ikka tuli minu juurde, küsis minu telefoninumbrit ja ma andsin talle, ise nagu mõtlesin, et vaevalt, et ta mulle helistab, et me ei tunnegi ühte teist, et miks ta peaks. Aga ja tegelikult sel samal päeval, kui ta mu telefoninumbri küsis, siis oli see, kus ta palvetas ka minuga seal kuskil trepikojas, et me läksime koos teed kodu poole ja siis ta küsis, et kuule, aga äkki sa tahad selle palve teha, et Jumala lapseks saada. Ma pigem vastasin tema pärast, kuna oli juba nii hiline aeg ja kus me seal palvetame keset Viru tänavat või ütlesin, et jah, tahan küll. Tegelikult ma ju tahtsin ka, eks ju. Lihtsalt see situatsioon ei olnud kõige mugavam. Siis me läksime jälle tagasi ja siis kuskil trepikojas me palvetasime päästepalve ja siis see oli kõik nii naljakas ja või selline imelik ja ebamugav. Aga igal juhul siis ma läksin veel koju ja siis ma palvetasin uuesti, et ma saaks ikka Jumala lapseks. Ja paar päeva hiljem ta helistas mulle. Ja muideks see paar päeva oli mulle kohutav võitluse. Ma reaalselt tundsin, et Jumal räägib ühe õla peal ja kurat süüdistab ja materdab mind teise õla peal. See oli nii reaalne võitlus, vaimulik võitlus nagu. Ja see tüdruk helistas mulle ja kutsus mind kaasa ühele sünnipäevale, kristlikule sünnipäevale ja seal ma kogesin nagu sellist nagu osadust ja Jumala lähedust ja samas ma teadsin, mul ei olnud veel kindlust, et ma nüüd palvetasin ja nüüd ma olen Jumala laps. Keegi ei olnud mul öelnud, et ma olen nüüd Jumala lapseks saanud, kui ma seda palvet palusin. Aga mul oli igatsus. Ma nägin teisi noori, kes seal sünnipäeval olid, nad mängisid kitarri, nad laulsid Jeesuse laule, nad olid rõõmsad, keegi ei rääkinud teist taga, kõik oli selline, nad olid lihtsalt õnnelikud ja puhtad ja pühad. Ja mina tundsin ennast patusena. Ja päeva lõpus siis öeldi, et nii, et aga nüüd palvetame kõik koos, võeti kätest kinni, see päris suur ring oli ja päris palju rahvast oli seal. Ja ma vaatasin, et teised panevad silmad kinni, mina panin ka silmad kinni ja siis kes seal kõva häälega palvetas ja selle palvetamise aega ma tundsin, et mu südames oli selline sõnum, su süda on täiesti valge, sa kuulud nende hulka. Ja selline rõõm täitis mind, mul oli nii hea seal nagu olla ja ma kartsin, et hea küll, et see oli nagu selle paiga ja selle ühiskoos olemise kogemus. Ja ma kartsin, et järgmisel päeval ma ärkan üles ja see on läinud, aga see ei olnud läinud. Ja see tüdruk või järgmisel päeval oli pühapäev, siis ma läksin kirikusse ja siis järgmisel päeval siis kutsuti jälle kuskil, noored said kokku ja ma praktiliselt peale seda nagu päästmist sain peaaegu, et iga päev nendega kokku ja siis see tüdruk veel helistas mulle, kuule, kas ma võin sulle külla tulla? Ma ütlesin, et hea küll, tule. Ja ma ei ole nagu väga jutukas, aga ja kartsin ka, et kui ta tuleb külla, mis me siis teeme. Aga tema võttis nii rahulikult seda ja võttis, et võtame piibli lahti ja loeme piiblist ja vaatame, mis piibel räägib, mis Jumal räägib. Ja Johannese evangeeliumit luges kõva häälega ja siis me palvetasime ja kõik pinged olid ära pühitud ja see oli nii hea osaduse aeg. Nii et ta käis 2 korda mul niimoodi üksinda nagu tuli külla just sellel eesmärgil, et minuga koos palvetada ja minuga piiblit lugeda. Vot,
see on nagu minu lugu, kuidas mind siis nagu jüngerdati ja pärast ma sain teada, et seesama tüdruk oli käinud jüngerdamise koolitusel, mida seesama pastor Harri Leesment oli ja siis see oli esimene aasta, oli 90-ndal vist, et oli nagu teinud nii, et see tüdruk õppis ja siis ta praktiseeris minu peale. Ja siis ma leidsin, et see on väga hea. Ja nagu Pauluski ütles, et tehke nii, nagu mina teile eeskujuks olen, et tegelikult nagu meie oleme hoolitsenud teiste inimeste eest, seda nad õpivad ja seda nad teevad edasi järgmistele. Jaa, eks me kõik teame, et maailma inimestel on eelarvamus. Eelarvamus Jumala suhtes, eelarvamus usklike inimeste suhtes, koguduse suhtes. Ja tegelikult neil ei ole vaja, et keegi neid hakkab kohe õpetama ja kohe ütlema paika panema, sa ei tea seda. Tegelikult nad otsivad lihtsalt armastust ja mõistmist. Et lihtsalt ära kuulata. Ja see on esimene asi, mida me peaksime kõik kristlasena teadma, et me peame armastama inimesi, lihtsalt armastama inimesi, naeratama, olema olemas. Et siin oli ka mõni küsimus ka, et kui ta mulle helistab, ma ei tea, mis kell ja ei tea, millal. See sõltub meie pühendumisest astmes. Kui palju me tõesti suudame ennast ära pühendada selle jaoks või selle inimese jaoks olemas olevat. Mul on küll mõni inimene telefonis on olemas, kelle nime asemel on kirjutatud ära võtta vastu. Et ei ole midagi teha, mõni inimene on mürgine ja elu on liiga lühike. Et ärge kulutage aega nende inimeste peale, kes on sõnakuulmatud. Nende inimeste peale, kes ei taha õppust võtta, kes tulevad sama küsimusega või tuleb sinu juurde, ütleb, et aita palun see, siis sa annad talle ülesanne, siis ta tuleb jälle, kuule aita see, aga sa eelmist tegid ära. Ei, ma ei teinud, tead, ära tule enne, kui sa pole eelmist asja teinud. Ja selle tõttu esimene asi armastus. Me peame neid armastama. Siis mulle väga meeldib, on 4 alussammast, millest me üldse räägime, mida me õpetame. Uued harjumused. Igal kristlasel on teatud harjumused, mida maailma inimesel ei ole. Ja need on uued harjumused, mis tuleb juurutada, nagu palvetamine. Kristlased palvetavad. Piibli lugemine, sõna lugemine. Kristlased loevad sõna. Koguduses käimine, osaduses käimine. Need on uued harjumused, millest maailma inimesed ei tea mitte midagi. Mis mõttes pühapäeval hommikul ma pean üles tõusma ja kuhugi minema? Nalja teete. Niigi nädalavahetus on lühike või? Endalgi aega ei ole Facebooki lehtele lugeda ja ma pean veel Piiblit hakata lugema. Et need võrdlused, kuhu nad peavad jõudma. 4. asi, väga tähtis asi, tunnistamine. Me teame, et inimese elulood on kõige paremad asjad, mis kõnetavad, nagu ka ütles vend. Et elulood, kui sa räägid see oma lugu, sa ei pea välja mõtlema, ei tea mida, sa räägid lihtsalt oma lugu ja see on kõige paremad bestsellerid raamatud on ikkagi biograafilised raamatud, kes kuidas läbi elas oma elu. Et see kõnetab inimesi. Ja tegelikult evangeeliumi jagamine ei ole ainult see, kus me loeme 4 esimest raamatut Uues Testamendis. Evangeeliumi jagamine on see, mida Jeesus tegi sinu elus. Ja kui see noor kristlane saab kas või nii palju julgust öelda, et teate, Jeesus tuli ja muutis kõik. 4-5 sõna, aga see on evangeelium. See on selle inimese evangeelium, tema rõõmus sõnum. Ja selle tõttu need on need uued harjumused, mida me peame inimesele edasi andma. Nüüd, kuidas me anname? Seal on mõned praktilised osad, et millal ühendust võtta. Me praegu tegime väikse statistika, kui palju inimesi kuulis, kui palju inimesi lasi palvetada, mitu inimest tegi päästepalvet, mitu inimest tegi oma telefoninumbri, andis oma telefoninumbri selleks, et võtta kontakti. Et meil on sama eesmärk, siin on olemas registreerimisleht. Need inimesed, kes saavad päästetud, Tallinnas peale Tim Halli üritust me jagasime kõik päästetud kogudustele laiali. Iga kogudus, kes pani oma allkirjad, me võtame hoolt noorte kristlaste eest, siis meie eesmärk on see, et kogudus ja kristlased võtavad hoolt, me ei taha anda kellegile kuhugi selle uue kristlase kontakti, et ma nüüd sain lahti temast ja ei tea, mis temast juhtub. Me tahame olla kindlalt, et see inimene, et temaga võetakse kontakti, et talle helistatakse, et küsitakse ja õpetatakse. Ja. Ma loen ühe kirjakoha Piiblist
see on 1. Thessalonika 2, 7 ja 8. Paulus siis räägib, kuigi me kui Kristuse apostlid oleksime võinud olla tähtsad, vaid me olime malbed teie keskel, nii nagu toitja ema hellitab oma lapsi. Nõnda oleksime meiegi hellusest teie vastu andnud hea meelega teile mitte üksnes Jumala evangeeliumi, vaid ka oma hinge, kuna te olite saanud meile armsaks. See on Jumala süda. See on selline armastus, mis Jumal on pannud Paulusesse, kes nimetab ennast toitjaks, emaks. Nii et vahest, kui me ütleme nagu, et kas sul oli vaimulik ema, eks ju, kes sinu eest hoolitses, siis see alati ei pea olema nagu ses mõttes ema, et naissoost, vaid keegi, kellel on süda nagu ema süda, kes hellitab oma lapsi. Või samas ka isa siin järgmistes salmides ütles, teie ja Jumal olete tunnistajaks, kui vagalt ja õiglaselt ja laitmatult me oleme käitunud teiega, kes te usute. Nagu te teate sedagi, kuidas me igaühte teie seast otse kui isa oma lapsi julgustasime ja lohutasime ja keelitasime, et te elaksite Jumala vääriliselt, kes teid kutsub oma kuningriiki ja kirkusse. Et Jumal tahab, et me hooliksime ja hoolitseksime südamest, mitte lihtsalt, et me teeme nagu kirikutööd. Oleksime lihtsalt sellised tublid kristlased, vaid et see oleks meie südame asi. Ja ma loen siis, kuidas uuesti sünd ja kasvamine, mõned sellised, mida me peaksime nagu märkama. Et Jumal annab elu, kuid mitte iga sünd ei ole probleemideta. Vahest sõltub hoolitseja oskusest see, kas laps jääb ellu või mitte. Et mõni nagu Jumal kutsub teda, eks ju, ja ta nagu teeb selle päästepalve, aga kui sa tema eest ikkagi hoolitsed ja teda kinnitad usus ja teda julgustad, siis ta saab selle, usus hakkab kasvama ja ta jääb ellu. See on nagu see hoolitsus, et ta jääks ellu. Iga uuesti sündinud kristlane vajab inimest, kes teda toidaks, armastaks, hoiaks ja tema eest pidevalt hoolitseks, kuni ta seisab ise omal jalul. Millal ta seisab ise omal jalul? Siis kui ta saab aru, et koguduses käimine on eluliselt tähtis, osaduses käimine, et ta jääb siis püsima, kui ta saab aru, et Piibel on Jumala sõna ja ta vajab Jumala sõna toitu ja julgustust ja Jumala hääle kuulamist iga päev. Ja kui ta palvetab ja räägib kõik oma mured, kui ta saab nagu hakkab aru saama nendest asjadest, siis ta juba hakkab seisma omal jalule. Kui ta omal jalule veel ei seisa, siis tuleb talle nagu, lutipudel anda või oma, ma ei tea, ütleme piltlikult siis nagu imetaja ema, eks ju, võtab lapsukese ja annab talle piima. Et see tihtipeale ei toimi. Me oleme küll alfa kursusel, meil on see Jumala sõna, et miks Jumala sõna või kuidas Jumala sõna, mis see pealkiri on, kus me anname uued testamendid nendele uutele alfakatele ja tihtipeale me kuuleme pärast, et ta läks sellega koju ja natuke sirvis ja sinna see jäi, sest see on nii imelik raamat, seal on mingid numbrid ja ta ei oska seda lugeda. Et ta vajab nagu, et temaga koos loetaks ja temale nagu seletatakse selliseid lihtsamaid asju. Noor kristlane on avatud hingevaenlase hävitavale tööle. Et ta ei oska eristada. Ta võtab vale tõe pähe, sest keegi ütles talle niimoodi. Ta võib-olla loeb mingi kirjakoha Piiblist ilma kontekstita, ta ei oska sellest aru saada ja siis see nagu, ta saab sellest teistmoodi aru, et keegi võiks ikkagi talle nagu seletada.
Noor kristlane vajab lähedast sõpra, kes oleks alati kättesaadaval, et teda julgustada, kui vaenlane ründab või hukka mõistab. Et ta päriselt vajab. Et ükstaspuha, kas nagu inimlikult ta on nagu sinu maitse või mitte, kuigi me seda ikkagi rõhutame, et mehed tegelevad meestega ja tüdrukud tüdrukutega ja naised naistega, et see on nagu oluline, eks ju. Aga sellegi poolest on vahest inimesi, et see ei ole nagu see, kus sa valid endale nagu sõpra meeldimise pärast, vaid sa valid selle pärast, et Jumal on ta päästnud ja Jumal teda armastab. Ta on Jumala laps ja Jumal on valinud ka sinu, et sina hoolitseksid tema eest. Vaimulik ema mõistab ja aitab ka siis, kui hoolealune teadmatusest pattu ja suuri vigu teeb. Kui kerge on hukka mõista, kui keegi teeb pattu. Näed sa, ei olnud ilmselt päästetud. Vaata, kuule, sina tegeled sellega, vaata jälle astus ämbrisse, kuule, sellest küll asja ei saa. Kui kerge, eks ju. Aga kui sina oled tema vaimulik ema või hoolekandja, siis sa aitad ta sealt ämbrist välja, pesed puhtaks. See on nagu ema ja isa oma titaga, eks ju. Mähkud lähevad mustaks, mis me siis teeme? Peseme puhtaks, paneme puhtad asjad selga ja nii ka Jumala sõna ütleb, et kes pattu teeb, see tunnistab oma pattu ja Jumal on ustav ja annab andeks pattude. Et meie saame teda julgustada, jälle juhatame Jeesuse juurde, et ei ole midagi, näe, Jeesus ootab sind, Jeesus armastab sind, et ei ole nüüd kõik läbi, et vaimulik hingehooldaja on siis tõeline vaimulik ema, kui ta, nagu Timoteos Paulust järgides, tahab hoolitseda noorte kristlaste eest. Ja see, et see tahe meil on, seda ütleb õpetussõnadeski. (27, 23) Pane tähele lammaste seisukorda, tee karjad oma südame asjaks. Või Johannese 21:15, kus Jeesus ütleb Peetrusele, toida mu tallesid. Ja me saame paluda vaimuliku ema südant ja valmistada oma südant, et hoolitseda Jumala armastatud lapsukeste eest. Eks me kõik tea, et lapsed kõige paremini õpivad oma vanemate eeskujuks. Et sõnad on sõnad, aga eeskuju on eeskuju. Ja tegelikult meie eesmärk on ka täna. Esimene eesmärk on see, et kui te saate aru, et te saaksite aru, kui tähtis olla vaimulik vanem või siis vaimulik kasvataja, vaimulik ema, ja võtaksite hoolt noorte kristlaste eest. Ja teine eesmärk, et need noored kristlased, kelle eest te võtate eesmärki, võtavad teid eeskujuks ja hakkavad rakendada seda sama teiste järgmiste noorte kristlaste ütleme puhul. Ja seetõttu meil on ka teatud materjalid on pannud üles sealsamas koduleheküljel Ärka Eesti, kus on võimalik lugeda läbi, miks me hoolitseme, kuidas hoolitseda, kuidas teha kõne. Sest näiteks me võtsime siin mõned kontaktid, keegi sai telefoninumbri kellegi tänava peal, keegi peab talle helistama, millele helistatakse. Üldjuhul see peaks toimuma esimese 24 tunni jooksul. Et mis sa ütled siis, kui sa helistad? Kuidas sa alustad vestlust, kuhu see vestlust viib, mis on siin eesmärk on. Ja kõige tähtsam, milles ma olen 100% kindel, me ei saa hakkama ilma püha vaimuta. Selle tõttu me peame paluma enne, kui me helistame. Me peame paluma, kui me oleme koguduses ja palume, et Jumal, näita mulle inimesi juba koguduses, kellele sa paned selle rolli koguduses hoolitseda noorte kristlaste ees. Me peame küsima püha vaimu noortele kristlastele, kui me saame nendega kokku, nad tegid juba päästepalve, siis kohe esimesel võimalus, kui on, paluge kohe püha vaimuga ristimist, püha vaimu ande täitumist, sest püha vaim on see, kes avab Jumala sõna, püha vaim on see, kes annab rahu, et see ei tee meie, aga meie suuname neid asju.
ja seetõttu püha vaimu palumine ja ka palvetamine enne seda, kui te võtate ühendust, on väga tähtis. Kui te helistate noorele kristlasele, siis Jeesus ütles ka, et ärge kartke, mis te peate rääkima. Küll õigel ajal püha vaim räägib teie kaudu. Vot. Siis ARK Eesti koduleheküljel on materjalid, mida saab alla tõmmata, seal on samamoodi ka Billy Grahami õpetusmaterjalid, lühikesed tekstid, kuidas helistada, Harri Leesmenti materjalid. Meie omalt poolt võime pakkuda ka avastakursuse. Need on sellised kursused, kui teil on juba mingi punt noori kristlasi, alati on hea, kui neid on 2 või 3 kokku tuua, teha mingi grupp. Kui on kogudus hakkab alfa, suunata need sinna. Peale seda võtta juba avasta, sest avasta räägib juba kristliku põhimõtetest, juba palvetamist ja muudest. Et see on tegelikult jube äge, kui neid on, ütleme, 2 või 3, sest eks nad tunnevad ju alguses ennast sellise nigelavõitu, nad ju teavad, et nad ei tea midagi ja nad ei tea kombeid ja nad ei tea Jumalast midagi ja piiblist ja kõik on uus ja neil on vahest sellised küsimused, mida nad ei julge küsida. Ja kui seal on veel 2-3 samasuguses olukorras inimest, nad on nagu hästi julgustatud. Üks võtab julguse kokku, küsib pauhti ühe siira küsimuse, teised on nii õnnelikud, kui tore, et ta seda küsis ja kohe sealt hakkab argnema mingi vestlusteema või mis neid huvitab, et see on nagu hästi tore, kuidas nad koos kasvavad. Ja pärast nad kasvavad niimoodi kokku, et nad tahavad selle sama grupiga juba kodugruppi või kuskile mujale nagu minna. Neil on juba sõbrad olemas, see on hästi äge. Jaa, et on olemas täiesti materjalid, mida õpetada, et loomulikult meil on ka endal püha vaim ja kus ta võtta need teemad nagu võtab nagu välja mõelda, et millest me täna räägime, aga väga sellised esmased sellised küsimused või mis inimestel nagu tekib tõesti taevas ja põrgu ja miks me loeme piiblit, et usk, meeleparandus, kuhu nad tahavad jõuda. Need on need teemad, mis nagu inimesi nagu huvitab, samamoodi ka Jumala imed, sest Jumal tegutseb, Jumal tervendab inimesi, Jumal muudab olukordi. Nad tahavad nendest teada, miks te usute, et Jeesus tervendab. Miks te seda teete, miks te käite ja panete käed peale, siis võtategi need teemad väga huvitavad inimesi. Siis ütleme, kui sa oled nagu vanem kristlane ja sa juba tead nagu päris palju ja nende arvates oled sa üks vaimuhiiglane, siis kindlasti tasub nagu natukene nagu, kuidas öelda, vähem oma seda vaimulikku haridust nagu näidata, et see ei oleks nagu monoloog, kui on need vestlusgrupid, et ärge kõike oma teadmisi nagu kohe välja tooge, et nad hakkavad endast teiega võrdlema ja siis te tundute nagu ülitargad ja vahest mõned ütleme, vanad kristlased on väga sellised targutajad, et selliste eest peab võib-olla isegi neid noori kristlasi kaitsma, et nad ära ei lämmataks oma suure tarkusega. Jaa. Kas on küsimus? Jaa. Kas võib-olla on mõned küsimused? Kas keegi tahab midagi küsida? Kas meil pärast võib-olla tekib, me üritame jõuda praami peale, mis läheb tunni aja pärast? Et meil on veel natukene aega, et kui teil on küsimusi, siis tegelikult võite märku anda ja küsida. Ma juba mõtlesin, Andrus, ta saab ka, aga jah, ka see praktiline pool, see samagi praktiline pool, et kui helistad, et millest sa alustad juttu. Et tegelikult on väga hea minna tagasi sellesse kohta, kus ta tegi päästepalve, kus sa said numbri. Sest nagu me rääkisime, ta ei pruugi mäletada teemad, millest jutlustaja rääkis. Aga ta mäletab seda, mis ta läbi elas. Ja siis esimene küsidagi, kuule, mis sa kogesid? Mis juhtus? Mis kogesid? Mis juhtus su südames? Kas sa mäletad, sa tegid päästepalve ja siis ta võib mõelda, et oota, mis päästepalve? Ma küll ei tea, kas ma tegin ja me vahetasime numbrid, et pärast veel, et kui sealt sa saad juba vaadata edasi,
et kui ta nagu ütles, ja, ma olen päästetud, sa teda julgustada, ja nüüd on su nimi eluraamatus kirjas, nüüd on vaja õppida piiblid ja usaldada Jumalat, ja kui ta ei ole seda teinud, siis uuesti juhtida ta sinna tagasi, et kuule, aga teeme selle palve veel. Miks? Sest kindlustada seda, et päästa palve. Rääkida meeleparandusest, rääkida, nagu täna juba räägiti ka, mis asi on meeleparandus, et sa pöördud oma vana elust Jeesuse poole. Et Jeesus on see punkt, Jeesus on see A ja O, Jeesus on kõik kõigest, kõik, mis ta vajab, on Jeesus. Et siis kindlasti ka pakkuda kohtumist. Kuule, saame kokku. Enne seda, kui sa helistad ja pakud talle kohtumist, mõtle läbi, millal sulle sobib. Kas sobib sul teisipäev või neljapäev? Kas sobib sulle, paned valmis endale paar päeva, millal sulle sobib, pakud talle, või siis paar kellaaega ja ütled, et kus sul sobib kohtuda. Ma vaatasin siin Hiiumaal väga häid Ruudikohvikus või Rannapubis, et kus on paremini kohtuda on, ikka Rannapubis ja rohkem ruumi, jah. Et helistad ja pakudki, kuule, mis sul sobib, kas saame kokku teisipäeval või reede paremini sobib. Ja saada kokku, sest nad vajavad aru saada, et Jumal hoolib nendest. Ja tahame või ei taha, me oleme Jumala saadikud. Kui tema saab tõrjutud meie poolt, tema jaoks see tähendab seda, et ta on tõrjutud Jumala poolt. Et me oleme Jumala saadikud. Meil juhtus selline olukord kogudus, kus tuli üks noor mees, ma esimest korda teda nägin, aga ma olin seal täpselt ukse juures, ma läksin kohe tema juurde, tšau, käsi pihku, esimest korda, mis nimi on, anna telefoni number ka, ta ei osanud ei ka mulle öelda. Andis telefoni number, ise mõtles teda, et mis siin ikka, ja ta ei uskunud, et ma helistasin järgmine päev. Küsin, kuidas läheb ja siis ta veel ei saanud kristlaseks. Ta päästepalvet ei teinud, tal võttis veel aega, aga pärast on tunnistanud, et see emotsioon, et teda on märgatud ja temast nagu võetud hoolt, see nagu määras väga palju. Ja nüüd on kristlane, nüüd ta õpib Jumala sõna ja palvetab ja ma usun, et Jumal on saanud ühe vägeva endale õpilase, ühe vägeva Jumala mehe. Ja, et igal juhul üks asi, millest veel ma tahaks hoiatada, kõige tähtsam jääda iseendaks. Et ei tasu maske kanda või kõige tähtsam, et me oleme need, kes me oleme. Kui me ei tea vastuse kõiki küsimusele, mis on täiesti loogiline, siis ütled, kuule, ma panen selle küsimuse ootele, ma küsin targema käest ja annan sulle järgmine kord teada, mis ja kuidas. Me ei pea kartma seda, et me kõike ei tea. Oma tunnistust. Jaa, oma tunnistus, nagu me rääkisime, oma tunnistus alati töötab ükskõik mis olukorras. Ja kui ta ütleb, et ma olen seda kuulnud, siis ütleb, ma olen juba seda rääkinud ka mitu korda. Et igal juhul ma räägin mul tuli meelde, kuidas praegu mul on üks noor kristlane, üks tüdruk ja üks päev ma saatsin ühele grupile mingi kirjakoha, vaatasin, see on nii hea kirjakoht, ma saadan talle ka ja saatsin talle kirjakoha. Mõne tunni pärast tuleb vastus, et tead, ma olin nii masenduses ja ma mõtlesin, et Jumal ei armasta mind. Ja teate, mis kirjakoha ma saatsin talle? Mina ju ei teadnud, mis olukorras ta on. Ent Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime. Mõtle, kuidas see läks nagu täpselt naelapea pihta. See oli talle niisuguseks julgustuseks, appikene, just selline kirjakoht. Et Jumal kasutab meid. Koroona aeg eriti julgustas mind palvetada telefoni teel. Üldjuhul ma alati lõpetan ühe kõne palvega. Ütleb, on sul veel hetk? Mis veel? Ma ütlen, kuule, teeme lühikese palve. Ja palvetad telefoni teel ja palute Jumala õnnistus ja hoidmist ja mis Jumal annab teile paluda. Et kasutame seda võimalust. Tänapäeva tehnoloogiaid tuleb ära kasutada selleks, et inimesed saaks julgustatud. Et oleme julged ka palvetada telefoni teel. Me näiteks oma noorte kristlastega saime ühe kodus kokku ja vaatasime kristlikku filmi. Et see on nagu ka täitsa tore nagu. Tore algus. Kristlikud filmid. Et igal juhul
kõige alus on ikkagi see, et me peame mõistma. Me peame mõistma seda sama, mida Jumal nagu ütles kogudustele, pastoritele. Kui te olete valmis hoolitsema noorte usklikute ees nii, kuidas mina tahan, et nende ees hoolitsetage, siis mina saadan nad siia, ütleb taevane isa. Kui me oleme valmis hoolitsema. Jaa. Kas on mingeid küsimusi? Palvetame siis. Jaa, siis palvetame. Jaa. Siin on see leht, millest ma rääkisin. Kui te olete valmis võtma hoolt isiklikult noore kristlase eest, siis pange siia oma kontaktid. Siis peale neid krusaade me tõesti tahame jagada uued kristlased koguduste vahel. Ma ei ole üldse seda meelt, et mingi hiidlane peab Toompeal käima selleks, et kasvada. Siin on vägevad Jumala mehed, siin on Jumal tegutseb siin ja see on tema koht. Aga tõuseme püsti, me juba küllalt istunda. Ma alustan siis. Jumal, ma väga tänan sind, et sina oled kõnelemas. Sa oled täna avamas südameid siin paigas ja oled istutamas oma kutsumist, oma armastust sinu rahva südamesse. Ja ma tänan, et sul on palju rahvast. Sul on siin paigas palju rahvast, keda sina tahad päästa. Ja ma tänan, et sul on siin kogudused, sinu rahvas, keda sa varustada ja valgustada ja paned südame põksuma, et vastu võtta uusi inimesi ja nende eest hoolitseda. Sul on palju karjase südamega inimesi ja on palju neid karjaseid, kelle südant sa valmistad ja laiendad neid telginööre, venitad ja maa-alasid laiendada ja tahad karju suurendada, Jumala rahvast paljundada. Jumal, tänu sulle, issand. Jumal, ma tõesti panu praegu, nagu sa Mooseselgi käskisid rahva üle palvetada ja panna see koorem, mis oli Moosesel, kes kandis seda Iisraeli rahvast nagu oma lapsukest. Jumal, ma tänan, et sul on palju neid töötegijaid, kes võivad seda sama koormat kanda ja jagada seda kutset. Ja ma tänan, et see on üks hea kutse, see on üks rõõmus ja tore. Nagu su sõna ütleb ka, et mul ei ole suuremat rõõmu, kui näha oma lapsi tões käivat. Jumal, ma tänan, et see on emade ja isade ja karjaste suur rõõm, nähes beebikristlase ustavalt kasvamas Jumala perekonnas. Tänu sulle, issand, et see on sinu südame rõõm. Tänu Jeesus, tänu Jeesuse. Jeesus ütles, et võtke vastu püha vaimu ja puhus nende peale. Issand kallis, ma tõesti palun, su püha vaim langeb praegu selle rahva peale. Hiiuma koguduste peale, Hiiuma usklikute peale ja täidab neid oma julgusega, teadmisega. Sina ütles, ma tuletan meelde, ma saadan teile lohutaja, õpetaja. Issand, me vajame sind ja ma palun sind, kallis püha vaim. Ma palun sind, kallis püha vaim, lange praegu, täida meid, siis me peame täituma sinuga iga hetk uuesti ja uuesti, siis me vajame sind. Me vajame sind selleks, et olla sinu tunnistajad, me vajame sind selleks, et olla sinu sõna õpetajad, me vajame sind selleks, et olla lihtsalt sinu lapsed. Kallis püha vaim, tule palun oma väega. Ja kallis püha vaim, Jeesuse Kristuse nimel ma tõesti vabastan sinu väe, ma vabastan sinu annid, ma vabastan sinu kingitused selle koguduse jaoks, nende koguduste jaoks, mis siin Hiiumaal on üle ääres, kõik palvemajad, kõik need pühad kohad, mis olid pühitsetud sinule, issand. Ma tänan sind, et nad tärkavad, ma tänan sind, et nad uuesti saavad elustatud, issand Jeesus, ja ma tänan sind, et sinu töö pole seisma jäänud, vaid sina korjad oma saaki. Halleluuja, sa tuled tõesti, et korjata oma saaki. Isa, aitäh sulle. Jumal, ma
tänan sind varustuse eest, ma tänan sind kõige eest, mis me vajame selleks, et olla sulle sõna kuulelikud. Halleluuja. Ja aitäh sulle selle eest, et me võime olla, käia tõesti väes, sinu väes, sinu tunnustähtedega, rääkides sinu evangeeliumid ja armastada, jagada sinu armastust ja sinu rahu ja rõõmu. Ja ma tänan sind, et me oleme sinu riigi saadikud, ükskõik kuhu me läheme. Jeesuse Kristuse nimel, halleluuja, halleluuja, tänu sulle, Jeesus, halleluuja. Jumal, ma palun ka need inimesed, kes täna kuulsid tänavatel evangeeliumi ja vanade kodudes, me palume, et nad jääksid, et need, kes tegid päästepalve, issand, et nad leiaksid koguduse, nende eest võetaks hoolt. Jumal, me tõstame nad sinu ette. Jumal, ma tänan, et sul on hea meel nendest ja sina jätkad nende südametes selle sõnumi võimendamist ja elustamist ja meelde tuletamist. Tänu sulle, issand, et su kutse on nende inimeste peale. Ja see vili ei lähe kaduma Jeesuse nimel. Tänu sulle, issand. Ja kogu kogudus ütleb Aamen. Halleluuja. Aamen.